Aga nüüd pöörame pilgud korteris olevatele seadmetele ja vaatame, kuidas neid kasutada ning hooldada. Jääge meiega. Ventilatsioonipuldil saad valida mitme režiimi vahel. Ise kodus olles kasuta valikut kodus. Kui lähed päevaks või mitmeks kodust ära, kasuta valikut eemal. Kui kodus on rohkem inimesi korraga, kasuta valikut külalised. Kui soovid pärast sauna või duši all käiku niiskust kiiresti eemaldada, kasuta valikut boost. Ära lülita seadet talvel ekorežiimi. Hallituse ja niiskuse vältimiseks ei tohi seadet välja lülitada ka siis, kui lähed pikemaks ajaks kodust ära. Poole aasta tagant tuleks vahetada seadme filtreid. Sellest annab teada hüüumärk puldil. Hüüumärk võib ilmuda ka mõne rikke korral. Vaata lähemalt seadme kasutusjuhendist ja teavita majahaldurit. Filtrite vahetamiseks lülita seade välja. Oota, et see seiskuks. Seejärel ava seadme luuk. Eemalda mustad filtrid. Puhasta seade sees tolmuimeja ja lapiga. Paigalda puhtad filtrid. Filtreid paigaldades jälgi nooli filtri peal. Nool peab näitama õhuvooluga samasse suunda. Sulge seade ja lülita see taas tööle. Ventilatsiooniseadme tööd ja õhuvoolu liikumise suunda saad kontrollida paberilehe asetamisega plafooni ette. Ventilatsiooni sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid on paika reguleeritud ja õhuhulgad mõõdetud. Neid ei tohi ise ümber seadistada, kuid puhasta neid aeg-ajalt tolmust. Ventilatsiooni puhul arvesta, et see ei ole jahutuse funktsiooniga. Arvesta, et kui sissepuhke temperatuur on suvel näiteks 18 kraadi peal, puhub see siiski sisse õuest tulevat õhku. Kubu tööle lülitamisel avaneb mootorklapp ja seade läheb automaatselt köögirežiimis tööle. Klapi avanemine võtab aega 30–45 sekundit. Kubu sulgemisel taastab seade ise oma eelmise töörežiimi. Kui elekter läheb ära, kontrolli kõigepealt kilbis olevat peakaitset. Kui see on sisse lülitatud, kontrolli ka teisi kaitsmeid. Kui peakaitse on väljas, informeeri sellest haldurit. Elektritööd lase teha spetsialistil. Valgustite paigaldamisel tuleb valgustuse kaitse kilbist välja lülitada. Elektrikilbist leiad Wi-Fi ruuteri jaoks mõeldud koha. Teenusepakkuja tehnik teeb ära vajalikud ühendused, kui näitad elektrikilbi asukoha. Elektrikilbis asuvaid ventilatsiooniseadme ja põrandakütte kollektori kaitsmeid ei tohi välja lülitada. Põrandakütte pult näitab hetkel ruumis olevat õhutemperatuuri. Temperatuuri muutmiseks vajuta puldi küljel olevaid nuppe. Andurid mõõdavad toa õhutemperatuuri. See tähendab muu hulgas, et kui tubade uksed on avatud, ei pruugi igas toas põrand soojaks minna, sest temperatuur saavutatakse sooja õhu liikumisel tubade vahel. Temperatuuri saab seadistada puldist, kuid pea meeles, et vesi põrandaküttel ei ole jahutavat funktsiooni. Temperatuuri muutmine võtab aega. Seega leia endale sobiv temperatuur ja hoia seda. Pulti ei tohi seinast eemaldada. Kui see on siiski vajalik, kutsu kindlasti vastav spetsialist. Vannitoas on elektriline põrandaküte. Andurid loevad põranda pinnatemperatuuri ja hoiavad seda soojana. Vannitoa laest leiad hooldusluugi, mille taga on korteri veekraan. See keerab kinni kogu korteri vee. Luugi avamiseks kasuta kindaid, nii jääb luuk puhtaks ja viimistlus ei saa rikutud. Eraldi kraani leiad pesumasina ühenduskoha juurest. Duši trappi puhastamiseks eemalda trappi gaas ja karvakoguja. Ära viska kanalisatsiooni tahkeid esemeid.